edasi puhkama ja seda sooja suvist ilma nautima ja kuulame nüüd hetkeks või läheme õigemini hetkeks aastasse 1960 augustikuusse ja kuulame, kuidas kaks kalurit puhkavad, mida nad puhkusest mõtlevad ja milline see ideaalmaastik nende jaoks välja näeb. Viib kevad tantsimadas jõi, kõik oojad täiksed lehte lõi, mööd hinge rõõmus elevus, üks kiusab rutsu rahutus, õng kätte ja minema, õng kätte ja minema. Mis muidu mõnus lahke meil, nii kärsib tõndlik taladel, ei peadega tõbigar, ei sõbrad kodu naise arv, õng kätte ja minema, õng kätte ja minema. Kus kohab mühab pahulvog, kus tuules laulab pillirog, rütt välgub virgalt üle vee, kord küpleb ja kaob laintesse, kala saab kalake, saab ette palake. Las sajab tormab möllavill, mees kaldal valvab tehtel sild, ta ääreb õnne lootusse, et näkkaks soomu seljake, käes kala saab kalake, käes kala saab kalake. Käes kala saab kalake, käes kala saab kalake. Teie käite ju peaaegu iga laupäeval ja pühapäeva õhtul olete jõe ääres, aga mida siis kodus õrnem pool ka ütleb, naisperet pole ju kaasas? Jaa, see on väga raske probleem, kui nii öelda. Eks seda ole igavene tegemine. Jälle laupäeva õhtu ja jääd jälle üksi koju ja lähed jälle kalale ja vahest tuled puhta ilma ära ja sellega on igavest pahandust jalata. Ja kes seda usub, eks? Ja kes seda usub, teab, kus sa veel oled. No ja, minul on niisama, aga tulen teinekord ka tühjalt tagasi tulnud. Teate, Kalamäe õnn ei ole teinekord ja jääb ilma. Niisugust mõtet ei ole tekkinud ka, et keegi oma õrnemat poolt ka jõe äärde kutsuks ka kalameheks õppima? Ei, olen kutsunud oma poolt ka jõe äärde, aga ta ütleb, et ma lähen nüüd lolli mängima sinna jõe äärde ilma aegu. Sussiki teisest lolliki, jah? Et aitab sellest, kui sa käid seal mängimas. Ent ometi on täna siin isegi kaks õrnema soo esindajat. Mina küll ei ole kalamees. Aga ometi kalamistega praegu koos siin lõkke ääres. Kalamistega olen küll lõkke ääres koos, aga ise ma mõtlen, minust kalamist ei saaks ka kunagi. Mis pärast? Sellepärast minul ei ole püsivust mitte seal vee ääres nii kannatlikult istuda ja oodata. Ega see päris õige ei ole. Korra oli juhus ikka, kus Angeres oli õnge otsas ja tema avastas selle, sattus niivõrd hasarti, et värises kehast kohe tulgu aga ruttu ja päästku ära, et järsku läheb minema, et küll oli ikka mõnus tunne, kui ta otsas oli. Ja mina ikka loodan, et ta saab kunagi kalamees ka. Siin on hoopis teine asi, see on ühekordne huvi, aga ainult kui saaki saab. Ilma asjata küll ei tahaks seal jõe ääres istuda. No aga kuidas abikaasa arvab? Ma arvan seda, et saak ei olegi tähtis. Natukene saab, aitab. Tähtis oled olla värskes õhus ja kus puhkab ennast paremini kui kalavetel. Vist ei ole teist kohta. 5 aastat tagasi te veel kalamees ei olnud. Kuidas teie selleks saite? Korra proovi tehes hakkas asi niivõrd huvitama, et enam ei saanud öösiga rahu. Varusse tegemist seda oli kogu aeg ja lihtsalt niisugune kirg tekkis. Saaks ainult kalale. Tulid tagasi kalalt. Tuled, kui väsid ma olen. Nii et saaks nüüd magama natuke puhkama. Et nüüd ei lähe järgmine nädal enam ei lähe kalale. Läks 1 päev, 2 päeva mööda, mõtlesin, tingimata kohe jälle läheks. Esimesel võimalusel kohe jälle läheks. Nagu väsimus möödas on, nii jälle igatseb tagasi kalavetele.
aga kas siin lõkketule ääres, kas kala püüdes inimene väsibki nii väga ära? Ma arvan, just puhkab. See on vast aktiivne puhkus just. Ja kus me saamegi näha seda looduse ilu, mida me ei märkagi kunagi päikese tõusu, me ei näegi seda kunagi ega päikese loojengut õhtul. Aga olles kalal, öös eriti, mulle väga meeldib tonkadega näiteks püüdmine öösel, vimma ajal. Lähed välja õhtu kella 9-10 ajal, hommiku 7-8 ajal tuled või isegi kella 6 ajal tuled, kui tööle minek on ja magad tunnikene, isegi lähed tööle ja tunned ikka ennast värskena. Ja näed siis eriti just juunikuus, kus ööd hästi lühikesed on, päike loojub, hommikul seal samast tõuseb natukese aja pärast. Midagi ei saa enam ilusamat olla. Kuulete, kui palju võlu? Miks ma ei kuule? See on täiesti õigus, mis ta räägib küll. Selle kohta ma ei ütle mitte midagi. Nii et tänasest kalamees, jah? Proovin kindlasti. Utoopia saatkond. Me kuulsime just väikest klippi, mille 1960. aastal salvestas raadioreporter Hubert Veldermann teadmata asukohas küll, aga et see kalastamine on ikkagi küll üks puhkuse liik või isegi elulaad, mida ma olen mingis mõttes igatsenud ja mulle on alati tundunud, et see on midagi, et sa pead justkui sellesse sündima, ehk siis su onu või isa või vanaisa peab olema kalamees ja siis saad ka sina justkui sellest kunstist osa. Siin selles klipikeses oli kuulda, et mees oli avastanud sellega 5 aastat tagasi, et tundub, et on võimalik ka ise õppida, aga tundub siiski üsna keeruline sinna sisse saada. Ja muide kalavõrkude pärandamine on täitsa selline eraldi peatükk, et seda tõesti päris niisama, sulle ma niisama kohe anda ei saa. Mina olen kalamehe järeltulija, sellepärast ma tean seda, aga head raadiokuulajad, head Utoopia saatkonda tulijad, nüüd hingake korraks nina kaudu sisse, võite välja ka hingata, aga kas te tundsite seda suitsu lesta lõhna, mis meil siin Klassikaraadio stuudios on?